No siin, see on jälle nagu mõneti nagu pikk teema, et kui palju peaks julgeolekuasutus nagu sekkuma, et väga palju sellisest mõjutustegevusest, mida siis tänapäeval hübriidtegevuseks nimetatakse, ei ole kapo valdkond, ütleme noh, siin mingid ajaloo küsimused, et jah, et kapo on küll sellest ka palju kirjutanud, eks on ju, aga noh, ütleme läbi teadustööde ajalooga manipuleerimine, et noh, see ei saa olla ainult kapo teema, eks on ju, ja pigem nagu ressursi küsimused, et ma arvan, et seadusandja on tegelikult olnud hoolimata mõne persooni suhtes kriitika, mida ma tegin, on siiski olnud suhteliselt mõistlik ja näiteks riigivastaseid kuriteokoosseis on ju korduvalt muudetud kohtupraktika tõttu ja et siin mingisugust väga suurt vastuseisu ei ole olnud, et noh, teine teema, mis sellega seostub, et see on rohkem see korruptsioonivaldkond, et kas praegu selline kriminaalmenetlus kui selline, mis on, jällegi ma rõhutan seda, et ega inimese süüdimõistmine ei peagi olema kerge, aga et kohati on see muutunud noh, absurdseks, et eriti näiteks kui me vaatame, kuidas on võimalik venitada mingisuguseid kohtuasju aegumiseni, eks, et ja see eeluurimise osakaal, mis pärast nagu kohtus mitte mingisugust tähendust sisuliselt ei oma, eks on ju, et see ressursikulu on seal väga suur ja et noh, kui selline võistlev kohtumenetlus on nagu rakendamisele võetud, et noh, võib-olla peaks siis nagu seda kriminaalmenetlust ka muutma selliseks, et ta lähebki selliseks angloameerikalikuks, et sellist tohutu mahukat eeluurimist ei ole vaja. Et kas sellel on nagu mõte, et seal on nagu mõttekohti, eks on ju. Aga et nüüd oleks mingeid olulisi asju, et seadusandja takistaks või et ei võimalda töö tegemist, et noh, see oleks nagu minu poolt väidi argpükslik eneseõigustus, et midagi jäi tegemata sellepärast, et seadus ei võimalda, et noh, siis tuleb ise, nagu öeldakse, mees olla ja rääkida kõigepealt oma ministeeriumis asi ära ja kirjutada sellest, rääkida ja jõuda siis nii-öelda selle eelnõu muutmiseni ja väljatöötamiskavatsuseni ja eks neid asju on ka kogu aeg ju tehtud, nii et seaduse taha pugemine oleks nagu selline vähe eneseõigustus.